Tere! Olen Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Andres Lass ning olen sinu ees taas kord ühe videoga teemal, milline võiks välja näha üks kaasaegne ja tulevikku suunatud perearsti tarkvara. Käesoleva videoga tahaksin näidata seda, kuidas üleüldiselt meie eskiiside põhjal võiks menüüdes ja erinevates teemaelementides liikumine välja näha. Ütlen selle ära, et kui sa kuidagi juhuslikult oled selle videole sattunud, siis tea, et sarnaseid videosid on olemas veel, nende nägemiseks pead lihtsalt scrollima selle video alla ja võtma playlisti lahti, sealt näed ka muid teemasid, mida oleme katnud. Nüüd enne kui ma prototüübi juurde liigun, siis paljud on küsinud, et kas tegu on päris tarkvaraga või millegi muuga. Et nagu ma enne just ütlesin, tegu on eskiisidega, ehk siis tegu ei ole päris tarkvaraga. Päris tarkvara taga jookseb kood, see, mida lõppkasutaja kasutab, on funktsionaalne. Mina lihtsalt näitan klikitavate eskiiside põhjal seda, kuidas asi võiks välja näha, kuidas lõppkasutajad ehk siis perearstid ja pereõed on meil töötubades soovinud. Päris tarkvara on veel samm edasi, et kas ja millal ja kuidas sinna jõuda, need on hetkel veel lahendamata küsimused. Nüüd aga siis prototüübi juurde. Võtame kohe selle prototüübi lahti. Ja prototüüp peaks olema sinu ees. Nagu ütlesin, siis selle videoga tahaks lihtsalt näidata seda, millised menüüelemendid on olemas, kuidas nende vahel liikuda, mida siis üleüldiselt eskiiside alusel teha võiks saada. Et pilt on võib-olla esmapilgul kirju, aga katsume natukene siis süveneda ja loodan, et on loogiline, vähemalt selle video lõpuks. Kõigepealt siin on päris mitu menüüd, et kui vaadata vasakule ülesse, siis on erinevad moodulid, registratuur, patsientide nimekiri ja keskuse bürokraatiaga seonduvad tegevused. Neid siin eskiisides me valmis teinud ei ole, aga olen võtnud teadmiseks, et need on olulised komponendid, mis päris tarkvaras võiks olla. Hästi tähtis on üles leida see, mis praegu on vajalik, ehk siis meditsiiniline info, patsiendi kohta käiv info ja see on patsiendiga seotud. Patsiendi otsing oleme siin välja toonud üleval suurena. Näiteks, kui ma kirjutan puu, siis ta viskab mulle kõik puu sisaldavad patsiendid lahti, et lehtpuu, puua, puussepp, on ju. Siis liikudes samal laiuskraadil, aga natukene paremal edasi, on näha siis teavituste riba, et mis siin siis täpsemalt näha on. Et kõigepealt on siin üleüldised teavitused, et kui ma olen inimese saatnud näiteks kuskile uuringule või tellinud ta vereanalüüse, siis kõikide nende vastused jooksevad mulle siia ülevale kokku. Et kui vaadata siia, siis olen Mari Kiigil mingi hetk tellinud röntgenuuringu ja siit ma näen, et vastus on saabunud. Et kui ma siia peale klikiks, siis ta viskaks mind selle inimese siis röntgenuuringu juurde. Kui klikkida teavituste ribal edasi, siis siin järgmisel ikooni all näen sõnumeid. See on siis mõeldud keskuse siseseks või praksise siseseks suhtlemiseks, et doktor Kiik, mu üks kolleeg on mulle kirjutanud minu ühele küsimusele vastus, et jah, ta sai aru, et väga hästi teeme nii. Ja oleme mõelnud niimoodi, et siin võiks olla isikupõhine vestlus, umbes nagu Facebookis, siin võiks olla kabinetipõhine vestlus, sest näiteks suuremates keskustes need tegevused, mis konkreetses kabinetis tehakse, on üks ja sama, aga see inimene, kes neid seal teeb, et see vahetub, näiteks õde vahetub, et siis me teame, et kabinet 402 on tegelikult protseduuride tuba, et sealt on kirjutanud. Ja siis on võimalus ka lihtsalt grupi chati teha, et lisada sinna inimesi, parasjagu meil on vaktsineerimise tiim. Siis liikudes edasi järgmise ikooni peale, siis siin on näha digiloo kaudu edastatud patsientide e-kirjad, et siin on üks inimene soovinud minu käest tõenäoliselt nõu küsida lööbe kohta ja siin on igasugusi muid küsimusi ka. Et inimene saab minna digilukku, ennast ära autentida ja siis turvalist kanalit pidi perearstikeskusele kirjutada. Siis liikudes teavituste plokist edasi, siis kui ma klikin siia, kus praegu küll on Aurav Coffee, siis see on tegelikult minu tänase päeva plaan, et siit alt ma näen kiiresti,
kas mind ootavad ees mingid visiidid või hoopis telefonikontaktid või hoopis midagi muud, et ma saan siia ise lisada tegevusi või keegi teine saab näiteks minu graafikut täita. Mis siit on veel näha just nimelt värvide mõttes, et natukene sellist prioriteetsuse eristamist, et on võimalik valida erinevaid värve siis erineva prioriteetsusega tegevustele, et siin Mari Maasikal kaebab tugevat alakõhuvalu, on ju, ja pereõde on mul pannud, et ma talle kindlasti tagasi helistaks, et siin on näha siis eraldi värvina, et nii-öelda võiks öelda tsito siis selle kohta. Kuna igasuguseid teavitusi ja plinge ja kõike muid võib sõltuvalt nimistu suurusest päris palju peale tulla ja mõnikord lihtsalt on vajalik teemasse süveneda, siis oleme näinud ette, et tarkvaras võiks olla olemas siis mute nupp, ehk kui ma siia vajutan, siis ta lülitab mul teavituste plingimise mingiks perioodiks välja. Seda saab siis sisse ja välja lülitada. Nii, kui liikuda ekraani ülevalt servalt siis allapoole, siis mis siin veel näha on? Et siin on näha 2 erinevat menüüd, selline vasakpoolne vertikaalne menüü ja horisontaalne parempoolne menüü. Et kui rahulikult vaadata, siis on näha, et siin võib-olla mõned sõnad kattuvad, näiteks protseduurid. Tegu ei ole duubeldamisega, vaid sellega, et oleme saanud aru, et oleks mõistlik ühte kohta grupeerida tegevused, mida patsiendiga saab teha, näiteks patsiendile saab väljastada retsepte, talle saab avada tõemetuslehte, talle saab anda tõendeid ja lisaks veel talle saab tellida uuringuid, temaga saab teha protseduure, analüüse tellida ja nii edasi. Nüüd paremal pool menüüs on lihtsalt need samad näiteks analüüside vastused, laborimoodul või ravimid kui väljastatud retseptid, et need on siis info sorteerimiseks või brausimiseks sõltuvalt sellest, mis parasjagu on vajalik. Näiteks ma saan võtta inimese uuringu tellimise mooduli lahti ja samal ajal, kui ma uuringu saatekirja kirjutan, ma saaksid parempoolselt menüüst oma saatekirja tarbeks vaadata tema üldinfot, tema sissekandeid, analüüse, retsepte ja varasemaid teisi uuringuid. Nii, võtame siis näiteks tõemetuslehe ploki lahti, et siin on tõemetusleht, on ju, siis labori all on, kuidas saab tellida analüüse, on ju, samal ajal ekraani parempoolne osa on jäänud muutumatuks, et seda ma saan eraldiseisvalt sirvida ja muuta, sõltuvalt sellest, mis mul teha on vaja. E-konsultatsioonid, saatekirjad, need 2 teemaplokke näevad võrdlemisi sarnased omavahel välja. Lähme tagasi siis sissekande vaatesse, kus ma saan lihtsalt anamneesi, objektiivset staatust ja teatud muid asju kirjutada, muidugi ka diagnoosi siis panna. Anamneesi osas on näha, et on olemas võimalused vormistada või vormindada seda, mida ma kirjutan, teha teksti boldiks või italikusse panna, ka värvidega välja tuua mingid kohti, mis ma tahan eriti rõhutada. Samuti on võimalik ka, või vähemalt võiks olla võimalik erinevaid attachment'e ja pilte siis lisada sissekandesse otse, mis siis juba taustal automaatselt edastatakse nendesse andmebaasidesse, kuhu nad peaksid kuuluma, näiteks pildid võiksid minna pildipanka. Nii, aga vasakpoolsest menüüs siis liikudes parempoolsesse horisontaalsesse menüüsse, et võtame inimese sissekanded lahti, sissekannete jaotusest ja sellest, mis siin täpselt on näha, on olemas eraldi video, et soovitan seda vaadata, et siin pikemalt ei peatu sellel, kuidas töötab aegriba ja kuidas seda saab sorteerida. Siis natukene vähem olen näidanud sellist analüüside või laborimoodulit, et siin on näha siis, et olen inimesel tellinud ühe kiir-CRV ehk põletiku näitaja. Lisaks on näha siin ka tema varasemaid siis analüüse kronoloogilises järjestuses, et miks see nii värviline siin on, et oluliselt langenud või oluliselt tõusnud analüüsid on lihtsalt ekstra rõhutamiseks välja toodud, lisaks värvidele ka noolte kombinatsiooniga, et haarata siis lõppkasutaja tähelepanu. Lisaks on siin veel näha seda, et
mis perioodil on inimene tarvitanud mingeid konkreetseid ravimeid. Antud juhul on siin välja toodud üks diabeediravim ja on näha, et see on alustatud kuskil käesoleva video tegemisest 4 aastat tagasi ja siis selle sama 4 aasta jooksul on tehtud rida erinevaid analüüse, et siin on näha, kuidas need analüüsid lähevad vastavusse selle ravimi tarvitamisega. Praegusel juhul see inimene on seda ravimit põhimõtteliselt ideaalselt tarvitanud, ehk siin see värviline riba näitab, et ta on kogu aeg kõik retseptid välja ostnud. Et kui siin ta ei oleks seda teinud ja oleks näha mingit tühja kohta ja täpselt samal ajal, kui inimene ravimit pole välja ostnud, on mingi analüüs oluliselt hullemaks läinud, siis mina kui arst saan väga kiiresti visuaalse tagasiside, et ahaa, et siin on midagi valesti läinud. Ja lisaks viimastele analüüsidele, mis on võetud siis võrdlemisi lühikese aja kohta, seda saab ka ise määrata, et mis ajaperioodist me räägime, et siin on näha ka viimase 12 kuu analüüsid siis samamoodi siis suured väärtused, mis on oluliselt normist erinevad, on ära värvitud ja noolekestega välja toodud. Lisaks konkreetselt analüüsi väärtustele, siin on näha ka OT ehk otsustustugi, et see on selline kontekstuaalne otsustustugi, kus ei ole ühes menüüs kõik soovitused, mida parasjagu otsustustugi anda oskab, vaid otsustustugi soovitab siis, kui midagi parasjagu on vaja teha, et näiteks ma olen analüüsid alla näinud ja alles siis huvitavad mind analüüsid, siis ma näen, et nende diagnoosikoodidega, mis inimesel siin varasemate sissekannete juures on olnud, võiks tellida neid analüüse, et pakub sellised tüüpanalüüsid välja. Nii, saame veel liikuda ravimite alla, et ravimiskeemi olen ka eraldi videos juba näidanud, aga mida siit siis praegusel juhul näha on, et oleme eraldi mõelnud välja tuua püsiraviskeemi ja selle all on näha, et kui kauaks seda veel jätkub. Ideaalis võiks selline retseptipõhine arvestamine olla kuidagi taustal, sest et arst tahaks tegelikult inimesele öelda, et jah, sul on järgmiseks 6 kuuks ravimid olemas, näiteks kui see periood on 6 kuud, ja vajutada kinnita ja kinnitada siis terve püsiraviskeemi korraga ära, et tegu on siis ravimitega, mida kasutatakse krooniliste haiguste puhul. Kroonilisi haiguseid pole võimalik välja ravida. Kui oleks, siis nad poleks kroonilised haigused. Ja see tähendab seda, et neid ravimeid ongi vaja pidevalt tarvitada. Ja see tähendab ka seda, et neid tuleks koos üle kontrollida ja ideaalmaailmas nad võiksid alati üheaegselt otsa lõppeda, et tarkvara taustal käiks kogu aeg see automaatne arvestamine, kui mitu tabletti, kui mitu retsepti oleks päriselt vaja, et mingit konkreetset ajaühikut siis nende ravimitega täita. Antud juhul siis näiteks 6 kuud. Lisaks siin raviskeemis siis, mis täpsemalt on näha, et selleks, et saaks aru, mida inimene võtab, mis annuses, ongi kõik need asjad siin välja toodud. Kõigepealt ravimi manustamise viis, P on suu kaudu, toimeaine, siis doos, millal ta peaks seda võtma, et 1 kord, et 5 milligrammi 1 kord, hommikul seda saab siis muuta, mis brändi nimega ta on viimati välja ostnud, sellepärast, et võib-olla inimene ise ei tea, et rosuvastatiin, et tema saab tegelikult D-lipiidi nimel seda, et see on üks ja sama, et siis kui küsida, kas te võtate rosuvastatiini, ta ei tea, millest ma räägin, aga kui te küsida, et kas võtate D-lipiidi, siis ta saab aru. Lisaks on näha, millal see retsept on esimest korda määratud ja kelle poolt. Ja kuna me räägime endiselt püsiraviskeemist, siis oleme mõelnud, et aeg-ajalt on vajalik näiteks kõrvaltoimete tõttu või näiteks neerufunktsiooni halvenemise tõttu ravimeid kas annuseid muuta või siis üldse raviskeemist eemaldada, et kui klikkida siia 3 punkti peale, siis avanevad lisavõimalused, mida siis konkreetse ravimiga saab teha. Ja kui liikuda allapoole, siis ma praegu scrollin, siis on näha näiteks viimase 5 aasta ravimid, et mida inimene on kõik välja ostnud. Nüüd võib tekkida küsimus, et miks see pilt on nii kirju värvide mõttes. Oleme mõelnud seda, et saaks kohe visuaalselt ja kiiresti aru, et mis ravimigruppidega on tegu, siis oleme igale RHK ravimigrupile, õige mitte RHK, vaid ADC koodile
külge pookinud siis konkreetse värvi. Et siin on näha, et paratsetamool kodeiiniga ja paratsetamool pseudoefedriiniga, et mõlemad on põletikuvastased ravimid, et neil on üks värv konkreetselt siis praegu sinine. Siis kui vaadata allapoole, siis siin on näiteks amoksitsiliin, jälle allpool amoksitsiliin, natuke pruunika värviga, antibiootikumid, atsükloviir, natuke teistsuguse pruunika tooniga, aga mitte päris, viirusevastane ravim ja nii edasi ja nii edasi. Et silm haaraks kohe, et millisesse gruppi mingi väljastatud ja väljaostetud ravim siis kuulub. Nii, siis ravimitest rääkisin. Uuringute plokis võiks avaneda selline vaade, kus on näha kõige viimase uuringu vastust, mis on tellitud ja võimalus see siis veel pildipangas avada, kui siia peale klikkida. Lisaks võiks näha olla ka siis varasemad uuringud, antud juhul siis viimase 5 aasta uuringud. Siin kehtib suhteliselt sama loogika nagu raviskeemi all, et miks siin siis nii värviline, et sarnasesse gruppi kuuluvad uuringud, näiteks uuringu liigi järgi, kui palju ta kiiritab, on siin liigitatud, et ultraheli ja EKG, need on võrdlemisi ohutud uuringud, ei kiirita, need on rohelisega, röntgen, aga hoopis oranži tooniga. Siis vaatame, kas olen midagi veel jätnud näitmata. Tõenäoliselt ei ole. Enam-vähem sellist moodi liikumist menüüelementide vahel oleme mõelnud. Kelle ekraan on näiteks väiksem, siis oleme mõelnud, et lõppkasutajal võiks olla võimalik ka lohistades siis ekraani vasakut ja paremat poolt nihutada siis mingil määral, et neid kastikesi siin suuremaks või väiksemaks teha. Oleme lisaks mõelnud ka selle peale, et need, kes programmi esimest korda kasutavad, tahaksid võib-olla näha välja kirjutatuna, mida mingi ikooni taga olev asi tähistab, aga kui programmi juba kasutada, siis tõenäoliselt kulub pähe, kus miski asub, et siin on olemas võimalus peita seda menüüd. See tähendab siis seda, et kui siia saaks vajutada, siis selle asemel, et siin oleks kirjas, mida miski teeb, läheks menüü oluliselt väiksemaks, niimoodi ainult, et oleks ikoonid näha ja selle võrra läheks muu ekraanipind suuremaks. Vot, kui kellelgi on selle teema kohta täpsemaid küsimusi või ettepanekuid või midagi sellist, mis ma olen täitsa unustanud siin näidata, siis anna kindlasti teada.